Sügaval Venemaa sisemuses toimub tagurpidi näljamängud. See ei käi viimase ellujääja kohta, vaid eliidi kohta. Paljud neist on Putini lapsepõlvesõbrad, kes üritavad Venemaa juhist eemale hoida, et nad poleks lähedal, kui mahajäänud mees oma otsa leiab. Klassikalises näljamängude stiilis pöörduvad need eliidid üksteise ja Putini vastu. Kõik, mis Venemaad käigus hoiab, variseb kokku reetmiste, poliitiliste manöövrite ja lausa massilise põgenemise tõttu. Me näeme Venemaa kokkuvarisemist reaalajas, aga see toimub kaugel lahinguväljast. See, mis praegu Venemaal toimub, ei ole selge massiline lahkumine. Sa ei näe eralennukeid, mis viivad Putini siseringi liikmeid minema, kui nad teda füüsiliselt hülgavad, ega kuule sa nende siseringi liikmetelt eriti midagi nende otseste kavatsuste kohta teda reeta. Venemaal asjad nii ei käi. Suur osa praegu toimuvast leiab aset varjus. Aga ärge eksige, eliit lahkub, kuni neil veel võimalik on. Ainult, et nad ei lahku füüsiliselt. Selle asemel toimub ühe asja väljavool, mida kõik need inimesed, siseringi liikmed ja oligarhid kuni Putini endani välja hindavad rohkem kui midagi muud. Raha. Kuna Venemaa sissetung Ukrainasse põletab iga päev läbi $827 miljonit. Ja Putin ei näita mingeid peatumise märke, kuna tema kinnisidee Ukraina suhtes on vallutanud kogu tema olemuse. Mehed, kes hoiavad Putinit võimul, hüppavad vaikselt üle parda. See on tagurpidi näljamängud. Putin jäetakse üksi langema, samal ajal kui ülejäänud jäävad ellu. Putini režiimil hakkab aeg otsa saama, sest Venemaal on nüüd rohkem raha vaja kui kunagi varem, et jätkata oma sissetungi. Siseringi liikmed ja eliit teevad kõik, et Putin ei saaks oma räpaseid käsi nende raha külge panna. Bloomberg avalikustas selle väljarände ulatuse 16. juuli raportis. Seal öeldi, et mõned Venemaa rikkaimad inimesed, kes on enamasti oma positsioonil tänu lähedusele Putinile, saadavad miljardeid dollareid oma rahast välismaale, et Putin ei saaks sellele ligi. Need eliidid tahavad vältida Putinile lähedal olemise lõkse. Olgu selleks siis juht, kes tuleb müts pihus ja palub annetusi oma eesmärgi toetuseks, või despootlik president, kes lihtsalt võtab vara ära, kui seda talle vabatahtlikult ei anta. Mõte on siin lihtne. Kui raha ei ole riigis, siis ei saa Putin midagi teha, et seda kätte saada. Bloombergi andmetel ulatub see raha väljavool kümnetesse miljarditesse dollaritesse, kuna 6 jõukat venelast ja teised Vene eliidiga kursis olevad inimesed on neile kõik sama rääkinud. Paljud Venemaa rikkaimad inimesed teevad oma investeerimisportfellides ulatuslikke muudatusi. Paljud neist paigutavad raha krüptovaluutasse ja kullasse, samal ajal kui teised paigutavad raha välismaistesse investeerimisfondidesse ja kinnisvarasse. Eriti just Pärsia lahe piirkond muutub üha enam pelgupaigaks neile, kes tahavad oma vara Putini eest varjata. Ükski neist asjadest ei tohiks Venemaa juhile üllatusena tulla. Ta on selle olukorra ise endale loonud. Vladimir Putin uskus, et kuna just tema oli see mees, kes tegi paljudest Venemaa praegustest oligarhidest need, kes nad täna on, andis ta neile vastutasuks ennekuulmatu rikkuse, et nad senist korda ei kõigutaks, et need inimesed jäävad talle tema raskel hetkel lojaalseks. See oli valearvestus. Kui sa ostad inimesi, keda huvitab ainult raha, need inimesed ei anna seda raha sulle tagasi, kui sa tuled seda nõudma. Putin on provinud. Me mainisime varem annetusi. Märtsi lõpus teatas Guardian, et Putin palus Venemaa eliidilt aktiivselt raha, mida ta saaks kasutada oma hullumeelse sõja rahastamiseks. Need eliidid näevad igapäevaseid kulutusi ja teavad, et Venemaa kaitsekulud on tõusnud üle $160 miljardi ning kasvavad edasi. Enamik ignoreeris annetuskutseid. Putin on tekitanud ka usaldamatust oma siseringi seas. Alates 2024 aastast on Kremlist heakskiidu saanud võimud regulaarselt vara konfiskeerinud, sihtides mõningaid Venemaa rikkaimaid inimesi, eriti neid, kes püüdsid säilitada mingisuguseid sidemeid Venemaast väljaspool asuva maailmaga. Kuid need konfiskeerimised viisid Putinit ainult teatud piirini. Lõpuks viib tema meeleheitlik vajadus Ukraina sõja rahastamiseks selleni, et ta võtab sihikule kõik Venemaal, kellel on raha, olgu nad sõbrad või vaenlased. Seda näevad ka sõbrad. Ja just sellepärast võtavad nad oma raha nii kiiresti välja, kui suudavad. Tegelikult näeme juba, et see juhtub. Arkadi ja Boris Rottenbergi lugu näitab, et Putin teeb kõik, et end elus hoida, isegi kui see tähendab talle kõige lähedasemate inimeste hävitamist. Need vennad on Putini kauaaegsed sõbrad. Nad on isegi olnud Putini sparringupartneri judos, otseselt aidates Putinil paisutada oma kuvandit mingi suure vägilasena, kes suudab Venemaad kaitsta. Aga kui asi tõesti tõsiseks läheb, Putin loobub sellistest lojaalsustest, et oma sõda jätkata. 2026 aasta juulis avaldatud Carnegie sihtasutuse raportis selgus, et praegu toimub Rottenbergidele lojaalsete isikute puhastus, mis on mõnevõrra sarnane endisele Venemaa kaitseministrile Sergei Shoigule lojaalsete eliitide puhastusega. Selle puhastuse käigus peavad vennad, kes on teeninud
miljardeid tänu oma seotusele Putiniga, pealt vaatama, kuidas nende enda võrgustik kokku variseb. Konstantin Markov and Alexander Narodko mõlemad on otseselt seotud Rotenbergidega ning on nende nimel juhtinud või hallanud erinevaid projekte, on juba arreteeritud. Veel arreteeritakse, kuna Putin soovib nõrgestada eliidi osa, mida ta nüüd peab ohuks. Kõik see peab saama Putini heakskiidu. Rotenbergi vennad teavad seda. Nende lapsepõlvesõber, kes tegi nad rikkaks, tuleb nüüd nende järele. Mitte ainult nende poliitilise mõju tõttu, vaid ka sellepärast, et nad juhivad suurt erafirmade võrgustikku ja Putin tahab raha, mida need ettevõtted teenivad. Me ei tea, kas Rotenbergid on nende eliidi hulgas, kes praegu oma raha Venemaalt välja viivad. Nad oleksid hullud, kui nad seda ei teeks. Mis puudutab teisi Venemaa siseringi kuulujaid, kes praegu oma raha välja viivad, kuni see veel võimalik on, siis nad kõik teevad midagi, mis saab olema selle video läbivaks teemaks. Mõistes, et kui see võib juhtuda inimestega, kes on Putinile nii lähedal nagu Rotenbergid, siis võib see juhtuda ükskõik kellega. Aga Putini jaoks on see alles algus. Kui raha Venemaalt lahkub, peab Putin tegelema ka ministrite, sõdurite ja ühega paljudest Putini mõrvarliku mineviku kummitustest, mis teda taas kummitama tulevad. Me mainisime varem Šoigut. Tema eemaldamine kaitseministri kohalt on osa jätkuvast puhastusest ministeeriumis, mida ta varem juhtis. Šoigu on ellu jäänud. Ta on nüüd Venemaa julgeolekunõukogu juht, kuigi see on märkimisväärne alandamine võrreldes ametikohaga, mida ta varem hoidis. Teistel pole nii hästi läinud. Mitmed Šoigu endised asetäited, sealhulgas Pavel Popov, Semor Ivanov ja Ruslan Salikov, on arreteeritud erinevate korruptsiooniga seotud süüdistuste alusel. See on puhastus. Täpselt nagu näeme Rotenbergi võrgustiku puhul, ainult et see toimub Venemaa võimu kõige kõrgemal tasandil. Putin sihib ministreid, kes pole talle enam mugavad. Mõned ministrid võitlevad vastu. Denis Butsajev, kes oli Venemaa loodusvarade ja keskkonnaministeeriumis kõrge ametnik, on pärast vallandamist, mis eelnes kriminaalmenetlusele, kiiresti USA-sse põgenenud. See on esimene kord, kui ametis olev minister on pärast sõja algust Venemaalt põgenenud ja tundub tõenäoline, et veelgi rohkem inimesi järgneb tema eeskujule. Riigiduumas on Putin sunnitud tegelema teiste ministritega. Näiteks kommunistliku partei juhi Gennadi Zyuganoviga, kes süüdistab teda otseselt Venemaa sõtta viimise eest, mis toob kaasa vaid 1917. aasta sündmuste kordumise. Teisisõnu, Putini süsteemi täielik kokkuvarisemine. Selle kohta on ainult üks sõna – chaos. Ja see pole veel kõik. Venemaa sõjaväe ridades hoiatatakse mässu eest. Juba juuni lõpus väitis üks Vene veteran nimega Aleksandr Lunin, et Vene komanderide jõhkrus oma sõdurite suhtes viib ülestõusuni. Lunin palus Putinilt otsest kohtumist ning väitis, et Venemaa siseministeeriumi ja kaitseministeeriumi ministrid olid teda julgustanud sõna võtma. Veel rohkem reetureid Putini ümber. Lunin arreteeriti peagi oma väljaütlemiste pärast ja näib, et ta on maa pealt kadunud pärast seda, kui Kreml tembeldas ta vaimselt haigeks. Kuid need mässukutsed oleksid Putinil külmavärinaid tekitanud, kuna need meenutasid Wagneri ülestõusu. Võite mäletada seda ülestõusu ja meest, kes seda juhtis, Jevgeni Prigožinit. Putin kõrvaldas ta. Või peaksime ütlema ametlikult, Prigožinist saadi lahti lennuõnnetusega pärast seda, kui ta üritas juhtida oma Wagneri palgasõdurite väe ülestõusu. Võimalik uus ülestõus on viimane asi, mida Putin praegu vajab, kuid see võib olla tulemas. Lunin hoiatas selle eest. Ja see Putini minevikutont tõstab samuti pead. Jevgeni Prigožini põeg. Pavel juhib nüüd väikest Wagneri palgasõdurite üksust Aafrikas. Umbes 500 sõdurist koosnev üksus keeldub liitumast Wagneri uue versiooniga, mis on liidetud Vene riigiga. Selle asemel seisavad nad otse vastu Putini tahtele, juhtides seda, mida Wall Street Journal kirjeldab kui tema enda väikest mässulise sõjapealiku impeeriumi. Kõik see on väljaspool Putini kontrolli. Ja kogu selles loos on kontroll võtmetähtsusega. Kontroll on ainus asi, mida Putin vajab, et hoida oma versiooni Venemaast ja omaenda pretensiooni võimule puutumatuna. Nagu maffia ristiisa on Putin üles ehitanud süsteemi, mis põhineb korruptsioonil, valedel ja nende inimeste võimustamisel, kellest ta arvas, et nad toetavad teda. Aga see süsteem hakkab lagunema. Sisseringi inimesed viivad oma raha Venemaalt välja nii kiiresti kui võimalik. Ministrid kas astuvad avalikult välja, põgenevad Venemaalt või arreteeritakse neid, kusjuures viimane neist ainult lisab õli kasvavale tulele, mis ähvardab Kremli endasse neelata. Räägitakse mässust. Endise mässulise poeg pilkab avalikult Putinit. Putin on aastakümneid mänginud märgitud kaartidega. Nüüd on ta oma kaardid kaotanud ja selles vastupidises näljamängus ei soosi õnn teda kunagi. Suur küsimus on nüüd, miks see kõik toimub? Lihtne vastus on see, et kõik taandub sellele, millist mõju avaldab Putini läbikukkunud sõda eliidile ja siseringile. Aga see läheb veelgi sügavamale, palju sügavamale. Enne kui me selgitame kuidas, tuletame meelde, et te vaatate sõjasaadet.
meie kaevume pealkirjades sügavamale, et tuua teieni kogu loo. Kui teile meeldib see, mida näete, vajutage täna tellimisnuppu. Mis siis tegelikult toimub? Esiteks, Venemaa majandus on kokku varisemas ja see ei ole hea süsteemile, mis põhineb sellel, et raha voolab rikastele, et nende lojaalsust osta. See majandus on praegu täielikus segaduses. Eelarve puudujääk on pärast 2026 aasta esimest kuud üle $75 miljardi, mis on üle 51 miljardi rohkem kui Venemaa kogu aastaks seatud eesmärk. Ja Venemaa suur probleem on see, et likviidsed varad ei kata kaugeltki puudujääki. Nii et Venemaa laenab raha, väga palju raha. Järgmine makse Venemaa laenude eest, mis ulatub peaaegu $12 miljardi, tuleb tasuda umbes samal ajal, kui see video avaldatakse. Kreml ei saa keelduda maksmast, sest see tooks kaasa hüperinflatsiooni probleemid, millest räägime kohe. Venemaal on majandus, mida Fortune nimetab võlale rajatud illusiooniks. Panganduskriis on puhkemas, kuna Venemaa on aastaid subsideerinud laene ja pangad seisavad nüüd silmitsi olukorraga, kus 10% nende ettevõtete laenudest ei ole võimalik tagasi maksta, samuti 15% nende eraisikulaenudest. See on väga suur summa raha, mis lihtsalt ei jõua tagasi Venemaa peamistesse finantsasutustesse. Üle 500 000 venelase kuulutas 2025 aastal välja pankrotti. Inflatsioon rikub juba miljonite inimeste elu, kuna nad on sunnitud 2026 aastal maksma põhitoiduainete eest kuni 167% rohkem, kui nad maksid 2024 aastal. Ja kuna Ukraina rünnakud rafineerimistehaste, laevanduse ja kütuseveokite vastu põhjustavad Venemaal kütusekriisi, stagflatsiooni oht, kus majanduskasv peatub ja inflatsioon tõuseb lakke, on suur. See toob meid tagasi hüperinflatsiooni probleemide juurde. Venemaa tegeleb selle majanduskriisiga samal ajal, kui tal on vaja tasuda tohutuid võlgu. Putin ei tee olukorda sugugi paremaks. Ta lubab uutele sõduritele, et Venemaa kustutab neil kuni $140 000 ulatuses võlga, kui nad liituvad tema sõjaga ja on valmis selles sõjas surema. Jällegi, see on suur summa raha, mis ei jõua tagasi pankadesse, mis juba niigi raskustes on. Aga mis juhtub siis, kui raha saab otsa ja Kreml ei suuda neid lubadusi täita, koos nende ulmeliste palkade ja boonustega, mida makstakse sõduritele? Venemaa võiks reageerida, trükkides rohkem rublasid, aga see ongi see hüperinflatsiooni retsept, millest me räägime. Teised Venemaa skeemid on juba läbi kukkunud. Kreml üritas võlakirju müüa, aga see skeem tõi sisse vaid 10% Venemaa seatud eesmärgist. Ka uute laenude võtmine ei toimi, sest need, kes on valmis Venemaale raha laenama, tahavad intressimäärasid, mis vastavad riskile, mida nad võtavad. Ja Kreml ei suuda neid maksta. Teine võimalus on see, et Vladimir Putin võib palju agressiivsemalt teha seda, mida ta on seni teinud vaid piiratud mahus, võttes rikastelt ja andes Kremlile. Mäleta seda teemat, mida me videos varem mainisime. Eliit ja siseringi liikmed näevad, mis nende ümber toimub ja lahkuvad, kuni veel saavad. See teema tuleb siin eriti jõuliselt tagasi. Venemaa rikkaimad inimesed ei ole rumalad. Nad näevad seda täielikku õudusunenägu, mille Putin on loonud oma sissetungi rahastamiseks. Ja nad teavad, et miski, mida Kreml proovib, ei aita. Need siseringi inimesed on lõpuks need, kellel on raha. Ja Putin pöördub nende poole, kui Ukraina sõda jätkub. Võta raha nüüd välja ja tal pole midagi varastada. Venemaa keeruline majanduslik olukord on üks põhjusi, miks me näeme raha väljavoolu ja nii palju muud rahulolematust, millest oleme rääkinud. Aga on veel üks tegur. Putini siseringi kuuluvad peamiselt ärimehed. Paljud neist juhivad eraettevõtteid, mis on edukad just seetõttu, et Kreml soosib neid tulusate lepingutega. Nii teenisid Rottenbergid oma miljardid. Putinile lähedal olemine tasub end ära, kui diktaator pole kinnisideeliselt otsustanud läbikukkunud sõda jätkata. Aga nüüd vaatavad need ärimehed, kes on Putini korruptsioonist nii kaua kasu saanud, kuidas Venemaa maksustab oma erasektori surnuks. Ja paljudel juhtudel sööb ära need ettevõtted, mis tegid siseringi liikmed algselt nii rikkaks, konfiskeerides need ja andes riigile üle. Vene ettevõtluskeskkond on, ütleme nii, praegu keeruline. 2025 aasta novembris. Avaldatud Moscow Timesi raportis selgus, et ettevõtete kahjumid kasvasid jaanuarist septembrini 25%, ulatudes veidi üle $83 miljardi. Umbes 18 400 Venemaa ettevõtetest kandis sellel perioodil kahjumit, mis on 11% rohkem kui 2024 aastal kahjumit kandnud ettevõtteid. Jamestowni fondi andmetel muutus 2025 aastal peaaegu 30% kõigist Venemaa ettevõtetest kahjumlikuks, kokku umbes $100 miljardi suuruse kahjumiga aasta lõpuks. Liigume edasi juulisse 2026 ja Metso teatab, et äriline aktiivsus Venemaal on langenud nii drastiliselt, et see on jõudnud 2022 aasta kevade tasemele. Mida te ehk mäletate kui perioodi, mil Putin alustas oma sissetungi? Nagu Ukraina välisluureteenistus ütleb, äriline aktiivsus Venemaal on langenud 2022 aasta kevade tasemele. Vene keskpanga poolt juunis arvutatud ärikliimaindeks langes mais olnud 0,9 punktilt -3,6 punktini. 0 sellel skaalal eristab kasvu kahanemisest. Seega ettevõtted ei usu enam paranemisse. Praegu ei ole hea aeg olla Venemaal äriajava eliidi liige.
võimalus rohkem raha teenida muutub üha väiksemaks. Lisaaž sellele võrrandile ka kannibaliseerimine, millest me rääkisime. Me oleme juba maininud varade konfiskeerimist. Nägime selle täiuslikku näidet 19. juunil, kui Kreml andis ISC Elma, mis oli üks Venemaa suurimaid logistika- ja tööstuskinnisvara omanikke, juhtimise üle riiklikule Nefthimremstroile. See tähendab umbes 1,05 miljonit ruutmeetrit maad on läinud. Lihtsalt anti riigile üle, et Kreml saaks lõpuks selle kasutamisest kasu lõigata. See on vaid üks paljudest näidetest. 2025 aasta juuliks oli Venemaa erafirmadelt konfiskeerinud üle 50 miljardi dollari väärtuses varasid. Paljud neist varadest kuulusid lääne ettevõtetele, kes lahkusid Venemaalt pärast sissetungi. Alates sõja algusest on üle 800 ettevõtte viidud riigi omandisse. See on eraettevõtluse kannibaliseerimine, et rahastada võitlust, millest ükski Putini siseringi liige tegelikult osa võtta ei taha. Ja jälle jõuame selle teema juurde tagasi. Igaüks, kellel on Venemaal eraettevõte, küsib nüüd endalt, millal on nende kord. Putin lõi selle kõik. Liiga palju valetamist, petmist ja omaenda reetmist on ta sellele teele viinud. Ei suuda näha omaenda ebakompetentsust ega selle mõju Venemaale. Vladimir Putin on see, kes jääb tagurpidi näljamängudes maha. Ükshaaval näevad tema siseringi liikmed, tema eliit ja tema kaasosalised, et nad pole turvalised. Ükskõik kui lähedale nad Vladimir Putinile ka ei pääseks. Tegelikult on lähedal olemine lausa õnnetus. Šoigu ja Rottenbergid võivad seda kinnitada. Kui Putin midagi vajab, siis ta püüab selle saada, kas sunduse või jõuga. Nüüd, kui Putin elab hirmus, veetes enamiku ajast punkrites ja andes end üle paranoiale, mis on tema elu vallutanud, Putin on kaotanud kontrolli. Eliit, keda ta arvas end kontrollivat, teeb kõik, mis võimalik, et tema haardest pääseda, kuna nad planeerivad elu pärast Putinit, selle asemel, et aidata Putinil oma eesmärke saavutada. Venemaa juht on kiiresti jõudmas oma tee lõpule ja kui ta sinna jõuab, kihutab ta kaljult alla, ilma et keegi tahaks teda peatada. See on nii vana lugu kui aeg ise. Lõppkokkuvõttes on kõikvõimas diktaator ise oma hukatuse arhitekt. Siiski, seni kuni Putin on võimul, jätkab Venemaa allakäiguteel. Ja me ei pea silmas ainult majandust, kuna kaotused Ukrainas ületavad 1,4 miljonit liigub Venemaa demograafilise kriisi poole, mis jätab ta nõrgemaks kui kunagi varem. Hiina limpsib huuli. Vene Gao-Gida muutub haavatavaks. Me võime olla tunnistajaks Vene riigi kokkuvarisemisele reaalajas ning miks see nii on, saad teada meie videot vaadates. Ja kui sulle see video meeldis, ära unusta tellida ja teavitused sisse lülitada, et näha rohkem meie seandussaadet ja analüüse. Aitäh vaatamast!